Lugupeetavad komisjoni liikmed, head kutsutud külalised, avan meie selle töönädala istungi. Ettepanek on täna arutada siis olulise mõjuga otsuseid, mida energeetikas siis on kas langetatud või langetamisel. See puudutab siis nii Eleringi teavet selle kohta, et plaanitakse siis 9 megavatti ulatuses gaasijaamade hange läbi viia, aga ka siin on siis seesama FTR-i otsus, mis on tulnud vähemalt energiaettevõtetele häiriva probleemina ja arutaks seda siis laiemalt. Ja teine on tegelikult siis ettepanek, et kolmapäeval arutaksime siis Hormuzi kriisi mõju majandusele ja Tööandjate Keskliit on selle kohta ka teinud oma märgukirja. Kui see päevakord on vastu võetav, siis ma loeksin selle kinnitatuks. Ja meil on täna siis, ma saan aru, härra minister ei saanud osaleda, aga siis osaleb ministeeriumi poolt asekantsler härra Uiga. Me oleme palunud siia ka siis peaosalise, pidukülalise härra Kalle Kilgi, Elering aktsiaseltsi juhatuse esimehe, aga oleme palunud osalema siis veel Tööandjate Keskliidu tegevjuhi härra Ando Sutteri, Fermi Energia juhatuse esimehe Kalev Kallemetsa, Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni esimehe härra Jaak Aaviksoo, majandusekspert härra Raivo Vare ja Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni liikme härra Arvi Hamburgi. Ja ma annaksin siis sõna kõigepealt härra Uigale, et kõneleda siis kas kuna ENMAK-is otse nii ulatusliku gaasihanke või gaasipõhise Eesti energeetika kujundamise kavatsust on raske tuvastada, et kas see on siis valitsuse poliitiline tahe, kas valitsus on seda arutanud ja milline on siis ministeeriumi vaade sellele Eleringi teatele. Härra Uiga, palun siis. Ja, tere kõigile ka minu poolt. Väga tore siin olla ja ma saan aru, et kohtume kolmapäeval siis uuesti. Nii, aga kõigepealt siis tänastest teemadest. Energiamajanduse arengukavas on kõik need teemad, mis me täna arutame, üldise tasandil kirjas. Et kindlasti ei ole sõna-sõnalt iga meetme kirjeldusi, seal pole ka võimalik, sest et see on dokument, mis on 10 aastat ette, vaatab isegi veel kaugemale ette. Kui keegi suudab sellise dokumendi toota, kus on megavatti pealt kirjas, mis juhtuma hakkab, mis aastal, millise, ma ei tea, hankemenetluse käigus, millise riigiabiloa, kui on riigiabiluba vaja, saab mingisugune element, siis ma hea meelega ootan teda tööle meie juurde. Mina isiklikult sellega hakkama ei saa nii detailse asja tegemisega ja ei suuda ka tiimilt seda nõuda. Ei ole ka üheski tees riigis seda näinud. Aga kinnitan üle, et energiamajanduse arengukava, mis ka tõsi ju eelmise aasta lõpus Riigikogus läbi käis arvamuse avaldamiseks ja valitsus, mille kinnitas siis käesoleva aasta alguses, seadis 3 põhisuunda just selles järjekorras praegu. Need on läbi aja Eesti energiamajanduse alustalad olnud: varustuskindluse tagamine, konkurentsivõimeline taskukohane hind ja väiksem keskkonnamõju. Et olen vaadanud isiklikult läbi varasemad energeetika arengukavad, mis kättesaadavad on kuni siin 90ndate alguseni, kõik need 3 elementi erinevas järjekorras. Tõsi, varustuskindlus on ikkagi enamasti eespool olnud, on nendest läbi käinud, et siin revolutsiooni ei tehtud ja iga arengukava ongi siis vastava ajastu detailsusastme ja suunaga olnud. Ja ilmselgelt meil varustuskindlus ja hind on esikohal praegu. Loomulikult ka keskkonnamõju vähendamisega oleme tegelenud ja tegeleme edaspidi. Paar sõna ka Eleringi turu konsultatsioonist. Tegemist ei ole veel hankega, tegemist ongi sellise vormiga, kus siis küsitakse arvamust erinevate osapoolte käest. Ja kõigilt korraga just sellepärast, et kuna tegemist on hanget ettevalmistava protsessiga, potentsiaalselt hanget ettevalmistava protsessiga, et siis kellegi alt hõlma neid kuidagi varem ei ole näidatud neid tingimusi, et need, kes on potentsiaalsed osalised, seal said kõik ühel ajal sellest teada ja kõik need arvamused, mis praegu kogunevad, on teretulnud ja Elering need ka kindlasti kõik üle vaatab. Rõhutan üle, et tegemist on ennekõike kriisikindluse meetmega. Tõsi, ilmusid kohe artiklid, pandi suured gaasijaamad, väga suured gaasijaamad pandi pildi peale, et Elering hangib teenust, et tagada suurem kriisikindlus Eestis elektrivõrgu vaates. Miks seda praegu tehakse?
ilmselge põhjus enne 2000 või ütleme 2019. aastal sellistele meetmetele oleks öeldud kohe, et jube kallis, ebaefektiivne, me ei tee. Praegu oleme teises olukorras. On olnud erinevad õpikohad, mitte ainult Ukrainast, aga ka Hispaaniast ja Portugalist, mis juhtus eelmine aasta. Ja enne kõike kriisikindluse meetmena Elering plaanib hankida siis taaskäivitamise teenust. Kalle Kilk saab sellest koosoleku juhataja loal lähemalt rääkida. Ja sellega kaasnevalt saame juurde ka uut juhitavat võimsust. Juhitavat võimsust meil on vaja, vana on päris vana juba, olemasolev on päris vana juba ja kipub lagunema. Nagu me talvel nägime, midagi ei ole teha, tulebki välja vahetada järk-järgult. Siis küsimus oli veel mulle, mis ministeerium sellest arvab ja kas valitsus on arutanud. Ministeeriumile on Elering neid plaane tutvustanud. Need on kooskõlas energiamajanduse arengukavaga. Valitsusse arutamiseks või ütleme info edasiandmiseks ja ka vajadusel arvamuste andmiseks saame selle viia, kui on täpsem sisu käes, ehk siis turukonsultatsioon on toimunud. Et praegu on tegemist plaani tasandil tegevusega ja just selle jaoks, et kogudagi turult arvamusi, hinnanguid, mõtteid, kuidas sama ülesannet lahendada, aga kordan veel üle, tegemist on enne kõike kriisikindluse tõstmise meetmega. Aitäh, ma annaksingi sõna nüüd härra Kelkile. Ja aitäh siia kutsumast. Saame siin selgitada natukene, mis siis plaanis on. Kõigepealt natukene kaugemalt alustades härra Uiga väga hästi kirjeldas seda üldist tausta, et seadusega on Eleringil ette nähtud siis kohustus tagada varustuskindlus. Ja varustuskindluse tagamine tähendab nii seda, et me peame hoolitsema elektrivõrgu toimimise eest kui ka selle eest, et siis nii elektri tootmine kui ka tarbimine omavahel kokku läheksid, vastaksid. Ja viimasel ajal on sinna lisandunud siis ka ootus, et me suudaksime seda teha mitte ainult konventsionaalsetes olukordades, vaid ka kriisiolukordades. Kriisiolukordadeks kvalifitseeruvad igasugused tehnilised sündmused, nii nagu näiteks juhtus Iberia poolsaarel, kus siis selleks, et mingid suuremad mõjuga sündmused juhtuks, see eeldab alati, et päris palju ebameeldivaid kokkusattumisi on samal ajal, seal samamoodi üle 10+ intsidendi juhtus kumulatiivselt samal ajal ja ükski süsteem ei ole nende vastu kaitstud. Täpselt samamoodi meie kandis. Täiendav aspekt on siis siin kandis veel see, et me ei ole kaitstud igasuguste sihilike aktsioonide vastu. Ja kõik need kokku võivad viia siis olukorrani, kus meil on süsteem vaja uuesti taaskäivitada. Ja selle kohta puudub arusaam, kas see taaskäivitamise hetkel on meil kasutatav naabrit abi või mitte. Varasemal ajal on Eesti tuginenud süsteemi uuesti käima tõmbamiseks praktiliselt ainult naabrit abile. Esimene võimalus Eesti siseselt süsteemi taas pingestada tekkis aastal 2014, kui Elering ehitas Kiisa elektrijaama. Varasemalt olid kõik taasteplaanid põhinevad ainult Vene võrgu ja Läti hüdroelektrijaamade peal. Tänase seisuga on olukord siis selline, et meil on üks võimalus tõmmata süsteem käima Kiisalt. Ükski teine elektrijaam Eestis ei ole võimeline süsteemi taaskäivitama. On küll sellised elektrijaame, mis suudavad kohalikku väga väikest saarekest tekitada, aga nad ei suuda süsteemi käima tõmmata. Kui Kiisa mingil põhjusel peaks toimima hädaolukorras, siis ongi meil loota ainult kas Soome või Läti naabrite abile. Ja vaadates natukene ettepoole, ilmselgelt see ümberringi valitsev olukord meil liiga palju lihtsamaks ei lähe. Me peame tegema natukene suuremaks selle tõenäosuse, et kui see kriisiolukord käes on, et siis ühe või kahe komponendi rikke korral me ei jääks tundideks istuma pimedasse. Selle kohta on tehtud suhteliselt lihtsad arvutused, et jämedalt 500 miljardit kuni miljard on ühe päeva maksumus ühiskonnale, kui Eesti peab olema ilma elektrita. Ja see 500 miljardit kuni miljard päevas, et te kujutate ette, milline on iga viivitatud tunni hind. Iga tund, mille võrra me saame varem süsteemi taas tööle, on ühiskonnale tohutu võit. Ja see peamine õppetund tuligi siis peale Iberia kogemust, kus me nägime, et süsteemi taastamisel ei kasutatud mitte ühe
allika abi, vaid et tekitati lokaalsed saared, päris palju, 5-6 saarekest. Hispaanlastel on natukene rohkem kohalike ressurssidega vedanud, et neil on kasutada ka hüdroelektrijaamad. Ehk siis, et maailmas on vähe sellist tüüpi elektrijaamasid, mis suudavad ise süsteemi käivitada. Need on klassikaliselt hüdroelektrijaamad, gaasielektrijaamad ja suured salvestid. Praktiliselt teiste elektrijaamadega on üpris keeruline. Ja seesama Hispaania kogemus siis meile näitas ära meie kõige nõrgema koha, et meie kõige nõrgem koht ei ole mitte oht kustuda, vaid et kui peaks see juhtuma, siis kuidas me saame süsteemi võimalikult kiiresti tagasi tööle. Ja selle jaoks siis oleme välja mõtelnud loogika, mismoodi on võimalik järgmise 5-10 aasta jooksul olukorda kõvasti paremaks teha. Ja see eeldab siis seda, et tekib hajutatult üle Eesti 5 või 6 potentsiaalselt taaskäivituskohta. Kui nendest 1 või 2 ka mingil põhjusel ei tööta, ei ole sellest probleemi. Ülejäänud saidid saavad siis süsteemi käima tõmmata. Ja need asukohad on valitud just hajutatult sellepärast, et juhul, kui ka näiteks suures võrgus on mingisugune probleem, kui magistraalvõrkudega on mis iganes rikked, katki midagi, et siis on võimalik ka kohalikku tarbimist toita pikemat aega selle sama kohaliku elektrijaamaga. Ehk siis, et oluline on siin hajutatus ja oluline on, et need taaskäivitusvõimega elektrijaamad saavad olema võimalikult tarbimiskeskuste lähedal. Oleme kokku arvutanud siis selle vajaliku koguse, et maksimaalne kogus, mida on juurde vaja elektriliselt, oleks siis kuskil 900 megavatti, aga see on maksimaalne piir, et nii nagu ikka hankel tuleb ette anda limiidid, milles tegutsetakse. Tegelikult süsteemi vajaduse suudaks ära katta ka 500 megavatist lisanduvat elektrijaama. Et need ei pea olema tingimata 200-sed, aga kuna me anname võimaluse turule optimeerida ise enda valikuid, et siis me jätame natukene suurema vahemiku valimiseks. Ja hanke mõte oleks siis tagada nendele jaamadele, mis peaksid uued elektrijaamad siis võrguga liituma, tagada 15 aastaks tulukindlus. Et me oleme kahjuks seda näinud, et viimase 20 või 25 aasta jooksul see tänane turumehhanism, mis meil Euroopas on, sellised elektrijaamasid ei suuda süsteemi juurde tuua, millel on käivitamise tunde aastas väga vähe. Sellised elektrijaamad, mis toodavad palju elektrit, pääsevad turule, sest nendel on mingi põhjus, neil on eelis, neil on energia on millegi pärast odav. Sellised jaamad, mis on nende külmade, pimedate ja väga harvade hetkede jaoks, need turult raha ei teeni ja nende jaoks tulebki tekitada mingisugune kindlusmehhanism. Mis on ka meie arusaam, et meil ei tasu loota, et sellised hajutatud taaskäivitusvõimekusega elektrijaamad tekiksid iseenesest. Ja see on kogu selle plaani alus, et järelikult, kui nad ise ei teki, tuleb neid tekitada. Nii, ma mõtlen, kas mingi aspekt ei veel seletamata. Jaa, õige. Kui ma alguses ütlesin, et meie põhiline alus, mille järgi me tegutseme, on kohustus tagada Eestis varustuskindlus, siis loomulikult see raamistik, milles me tegutseme, me tahame täiesti kindlad olla, et see vastab siis riigi suundadele. Ja riigi suunad meie jaoks kirjas ENMAK-is on, energiamajanduse arengukavas, ja seal on tegelikult üpris selgesõnaliselt kirjas. Ma võin tsiteerida, et 2035. aastaks tuleb Eleringil tagada Eestile piisava mahuga uute juhitavate tootmisvõimsuste rajamine. Juhitavate võimsuste vajadus on praegu 1000 megavatti, pärast 2030. aastat aga 2000 pluss megavatti. Uute juhitavate maagaasil ja biogaasil töötavate jaamade rajamine võimaldab järk-järgult sulgeda vanemad põlevkiviplokid. Selline lause on seal kirjas. Ja samamoodi on ENMAK-i seletuskirjas välja toodud, et oluline on, et juhitavad tootmisvõimsused tagada erinevate tehnoloogiatega ja hajutatult, võimalikult taskukohaselt ja kliimaeesmärkidega kooskõlas. Ehk siis, et meile tundub, et see meie plaan saavutada suurem kriisivalmidus tegelikult on isegi 100% vastavuses selle loogikaga, mis on siis ENMAK-i kirja pandud. Ja mida tuleb siia juurde veel aru saada, on see, et need elektrijaamad ei saa kunagi olema elektrijaamad, mis hakkavad Eestis hinda määrama. Nende töötundide arv saab olema suhteliselt väike. Me ei oska täpselt öelda, võib-olla on see 200 tundi aastas, võib-olla on see 1000 tundi aastas, aga mitte massiliselt. Nad saavad tööd ainult siis, kui midagi muud soodsat sellel hetkel võtta ei ole. Jooksval talvel oleks meil olnud 1000 megavatti gaasi elektrijaamasid. Selle sama gaasi hinnaga, nagu sellel talvel oli, oleks nad tööd saanud keskmisest rohkem, kuna oli külm talv, olid kõrged hinnad, ja nad oleksid Eesti börsi hinda toonud suurusjärk 10% madalamaks.
3 talvekuuga. Ehk siis, et nende jaamade poolt toodetav elekter ei ole ka üle mõistuse kallis, ta jääb vahemikku 100–150 eurot megavatt-tunni eest, suurusjärk sõltub siis CO2 hinnast parasjagu ja sõltub gaasi enda hinnast, mis on siis oluliselt odavam, kui oli ju nende tippude suurus. Talvised tippud olid siin 800–900 euro kanti megavatist. Ehk siis, et nad aitavad kaasa elektrituru toimimisele, aga peamise osa ajast ootavad nad seda, et neid läheks vaja ja selle ootamise käigus elektriturgu nad väga palju mõjutada ei saa, mõjutada saavad ainult piikide ajal. Ehk siis, kui küsimus on selles, kui palju sellised tipujaamad mõjutavad energeetika tulevikku, jah, nad mõjutavad tippusid, nad ei tekita seda elektri üldist tootmise taset. Üldine, see, kas Eestis toodetakse elektrit palju ja kui soodsalt, sõltub teistest otsustest. Tänasel päeval me ju päris suure osa impordime, kuna naabritel on soodsam elekter kui meil. Kui meil Eestisse, kui me tahame siia saada soodsat elektritootmist, siis tuleb valida mingisugune tehnoloogia, mis on võimeline soodsat elektrit andma 1000 tunde aastas, mitte üksikutel tundidel. Need gaasijaamad ja potentsiaalselt pumphüdroelektrijaam ei suuda kahjuks massilist elektritootmise probleemi lahendada. Just, aga ma arvan, et ma enam-vähem vist pildi kirjeldasin ära, nii et tänan. Aitäh, lähme siis tähelepanekute juurde sellele kavatsusele. Et kõigepealt palun siis härra Tureiko, Eesti Energia juhatuse esimees. Ega Eleringi juht juba selle põhiprobleemi olemuse kinnitas ära ja arusaadavalt tehnoloogilise ja tänase valikuna on see sisuliselt ainukene valik laual. Küsimus on nüüd, tegemist on ju konsultatsioonidega, ei ole paika pandud täna ju hanketingimused, selles mõttes on raske seda arutada. Ma arvan, et põhiline kompromiss ongi siin, et võrgu kustunud olekust ülesviimine, ehk selles mõttes on väga selge ülesanne. Teine küsimus on kulu ühiskonnale ja üleminek siis põlevkivijaamadelt teistsugusele tehnoloogiale. Et ega see on ju see põhiline koht, kus tuleb see kogu kulu ühiskonna jaoks nagu kokku panna ja eks siin ongi see võti ja teistpidi loomulikult me teame täna ajastuse vaates, et gaasijaamad on nii mootorid kui ka turbiinid on oma tarneahela nii-öelda hetkel tipus ehk siit lisanduvad ka sellega seonduvad piirangud, kulud, et täna tegelikult ikkagi järgmise 3 aasta tootmismahud on maailmas suhteliselt ammendunud tänu siis teisele trendile, mis on maailmas ehk andmekeskuste ehitus, kus siis nii-öelda võrgu puudujäägid kompenseeritakse kohaliku tootmisega, et see on siis see teine trend kõrval, et ma arvan, et ühel hetkel siin võrgu arenguga tekib ka gaasi elektrijaamade turul ka teisene turg, et siin peabki vaatama need valikuid targalt üle minekut, et mis on nagu kõige mõistlikum, et see on siia juurde öelda. Aga jah, ma arvan, et ega mul rohkem siia kommenteerida ei ole, kuna öeldud on, et baaskoormus jaamana tööle ei tule. Kindlasti eelis, mida täna Eesti elektrivõrgus suures mahus ei ole, väikses mahus on, et kiirelt käivituvad jaamad, mis töötavad 1, 2, 3 tundi. Sellist tootmisvõimekust täna ei ole ja sinna nad annavad ka siis elektrituru vaates suure panuse nii-öelda. Küsimus on tõesti koguses, nii nagu öeldi, et siin on 5–100 teeb töö ära, aga siis aasta 2035 vaates on see juhitatud võimsuste paratamatu puudujääk, mis tekib põlevkivijaamade väljaminekul, sest et see on see lühidalt ülesanne, mis tuleb siis Eleringil ja kõigil elektrituru osalejatel ära lahendada. Aitäh! Aitäh! Ma annaksin nüüd sõna siis härra Kalev Kallemetsale, Fermi Energia juhatuse esimehe. Aitäh! Mul on mitu tähelepanekut. Number 1, et sellest varustuskindluse aruandes on lehekülg 76 taaskäivituse võimekust käsitletud. Seal on peetud olemasolevaid lahendusi adekvaatseks. Et ei ole toodud välja probleemi, et sellega oleks eraldi probleem. Teiseks, et kui algatuse eesmärk on anda riigiabi, siis riigiabi käib Euroopa Liidus teatud reeglite alusel. Et ebaseaduslik riigiabi on problemaatiline. Et taaskäivitusfunktsioon ei ole see meede, millega
ressursi adekvaatsust tagada. Et kui tuvastatakse ressursi adekvaatsuse probleem, siis see meede, mida rakendatakse, siis direktiivi 2024/1747 alusel on võimsusmehhanism, mille puhul tõesti tehakse ka riigiülest konsultatsiooni ja on ette nähtud teatud tingimused, mida peab täitma selleks, et ei toimuks liikmesriikide poolt umbropsu subsideerimist, et see oleks põhjendatud. Ja selle möödapääsmatu osa, täpselt nagu toimus selle eelmise Eleringi hanke puhul ja on toimunud ka praegu siis taastuvenergia toetusmeetme hanke puhul, on komisjoniga riigiabimeetme kooskõlastamine. Et ilma selle kooskõlastutuseta on iga riigiabi ei ole lubatav. Vähemalt minu arusaamine on Euroopa aluslepingutest selline. Ja meenutame nüüd 5. tähelepanek on see, et on riigieelarveline element on suhteliselt relevantne. Et kui me meenutame eelmist Eleringi hanget, mida planeeriti 500 megavati võimsuses, siis oli edukas 183 megavatti gaasi võimsusi eelmise aasta augustis, millest 100 megavatti oli edukas Eesti Energia pakkumine. Tänu sellele, et eelmise aasta 22. mail Vabariigi Valitsus otsustas suurendada Eesti Energia aktsiakapitali 100 miljoni euro võrra. Et kui palju praegu on omanik planeerinud oma kapitali suurendada, ma ei tea, või kuidas Eesti Energia saab osaleda sellel oma bilansi põhjal, loomulikult teab härra Tureiko kõige paremini. Ja 6. loomulikult sellel on konkurentsimõju ka tuumaenergia arendamisele. Ja sellel on hästi lihtne põhjendus, sest raha on limiteeritud ressurss. Et kui 15 aastaks kulutatakse varustuskindluse tagamiseks avalikke vahendeid 10 miljonite ulatuses gaasielektrijaamadega, siis sama ühiskondliku eesmärki tagada samal ajal ilma süsinikheitmeta tuumaelektrijaamaga ju on küsitav. Eks ole, et ei saa raha ju 2 korda kulutada sama asja peale. Ja seetõttu see on ka see põhjus, miks see konkurentsi hindamine peab olema põhjalik ja asjakohane. Ja 7. meie Fermis nagu keskkonnajuht tõi tähelepanu alla, et kui planeeritav on see, et need jaamad alustaksid tööd 32. või 33. aastast ja planeeritav toetuse maksmise ja tootmise periood oleks 15 aastat, siis 33 pluss 15 on 47, ehk et 2047 me oleme juba võrdlemisi lähedal kindlasti möödas 2040. aastast, kui rakendus käesoleva aasta 1. aprillist Euroopa Liidu 2040. aasta 90% CO2 heitme vähenduse eesmärk ja 2050. aastaks on kehtiv eesmärk, Jaanus kindlasti teab, 0. Et 100% heitme vähendus. Seetõttu vähe vastuoluline on, et nii suuremahuline süsinikheitme planeerimine ja ma pean väga küsitavaks seda väidet, et ainult mõned 100 tunnid gaasijaamad saaksid tööd. Et minu arust jaanuar kestis rohkem kui mõnisada tundi ja ka veebruar ka. Ja ka täna on palju tunde, kus paraku elektri hind on oluliselt üle 100 euro megavatt-tunnist. Sellised 6 tähelepanekut, et mitte pikemalt aega kulutada. Aitäh! Aitäh teile! Ma annaksin nüüd sõna tähelepanekuteks akadeemik Jaak Aaviksoole, energeetikakomisjoni esimehele. Et minu või ka laiemalt meie jaoks haakub see eelkõige selle protsessiga, mis käis koos ENMAK-iga. Et tõsi, siin viidati sellesse, et praegu valitsuses kinnitatud ENMAK-i kavas on tõepoolest üldsõnaliselt niisugused võimalused lahti jäetud. On siiski 5 aastat üsna suurte ressurssidega tehtud töö, on niisuguse üldsõnalise portfelli, mille raamides, nagu me ise näeme, see uudis, et
hangitakse kuni 900 megavatti võimsusega gaasijaamasid, see tuli väga paljudele inimestele üllatusena. Et see ainuüksi see tõsiasi, et see tuli üllatusena, näitab seda, et selles protsessis on mingid probleemid ja ma kardan, et need ei ole ainult kommunikatiivsed probleemid, et see sellist kindlustunnet, et see otsus on süsteemselt läbi kaalutud ka teiste võimalike sammudega. Siin tuumaenergia perspektiivile viidati, aga neid ilmselt on ka teisi, et sellist kindlustunnet ei ole tekkinud. Ja ma arvan, et see on probleem. Nii et see oleks nagu esiteks. Teiseks on mõnevõrra vastuoluline, et kui rõhuasetus selle otsuse juures on taaskäivitamise teenusel, mis on ajendatud siis justkui hiljutistest sündmustest Hispaanias ja võib-olla ka siis sõjalisest konfliktist meile lähemal, et siis samal ajal arutatakse ka sisuliselt selle sama dotatsiooniga või riikliku toetusega tekitatud ressursi osalemist turul ja tipukoormuste katmist ja palju muud. Ja ega ausalt öeldes aru saada päris sisuliselt on väga raske, kumb nendest argumentidest on olulisem. Et mulle tundub, et vajadus taaskäivitamiseks 5 erinevas kohas selle tõenäosus läheva 10 aasta jooksul on suhteliselt madal, et sellise tõenäosusega teha sadadesse miljonitesse ulatuvaid investeeringuid ei ole minu arvates veenev, et see peaks olema läbi kalkuleeritud, et tõepoolest tõenäosus selleks, et on vaja taaskäivitada süsteem, selle tõenäosus on mingi number ja siis rehkendatakse investeering ja kulu ja et see ei oleks lihtsalt osundus sellele, et üks päev võib maksta kuni miljardi, et see tõenäoliselt ei ole piisav materiaalne argumentatsioon. Ja kolmas teema on ma arvan, lõpptarbijale äärmiselt oluline on see, et me näeme tasapisi, kuidas retooriliselt elektri hind tänu taastuvenergiale või juhuenergia kasutamisele justkui langeb ja sellest loogikast on võimalik aru saada, aga arvete peale tuleb järjest ridasid juurde. Ja ausalt öeldes ma ei üllatuks, kui kuu aja pärast tuleks meil jälle 0,17 senti kilovatt-tunnist mingisuguse asja jaoks, mida on väga vaja. Ja elektriasjandus on nii keeruline, et sellise teenuse väljamõtlemine ka ei ole keeruline. Et vabandan oma iroonia pärast, aga see, et meil on täna taastuvenergia tasu, varustuskindluse tasa, tasakaalustamisvõimsuse tasu, Enefiti kuutasu, Elektrilevi kuutasu ja aktsiis ei tekita kindlustunnet, et tõepoolest lähema kuu või 2 jooksul ei tekiks veel, no ütleme siis näiteks taaskäivitamise tasu. Et see vajaks terviklikku käsitlust, et tekiks kindlustunne nii lõpptarbijatel kui ka teistel elektrituru osalistel, et sellesse saaks nii-öelda usaldusega suhtuda ja minu arvates ei ole see tehniline küsimus. Sellel on sisuline poliitiline dimensioon ja sellele peaks andma poliitilisel tasemel ka vastuse. Aitäh! Aitäh! Ma annaksin sõna nüüd majandusekspert Raivo Varele. Teie tähelepanekud. Jah. Tere päevast. Aitäh kutsumast ja kuulan huviga. Ma arvan, et päris mitmed elemendid ja momendid on juba välja toodud. Tervikloogika on arusaadav, kuna meie tsivilisatsioon on elektritsivilisatsioon, tegelikult isegi fossiile hõõrume me põhiliselt elektriks igas masinas, siis tegelikult see tähendab seda, et elekter on fundamentaalne alustala ühiskonna toimimiseks. Nüüd see, mille pärast oli ja on ka mõneti mure, on see, et tegelikult otsus, mis on pika perspektiiviga ja riigi maksumaksja kohustustega seotud, finantsiliste kohustustega seotud,
kipub tulema nii-öelda, kuidas nüüd öelda, ütlen viisakalt ametkondliku liini pidi. Mitte, et ta vale võib olla, üldsegi mitte. Aga lihtsalt puhtdemokraatliku riigi mängureeglistiku järgi peaks see otsustusprotsess olema seal, kus on rahakott. Ja teadupärast riigieelarve ja selle komisjoni profiil on just sellega seotud. On ju see koht, kus see rahakott on ühel või teisel viisil ja parlament on see koht, kus otsustatakse ka koormiste tekitamine, mis tegelikult on paratamatud sellisel juhul. Kui on kriisisituatsioon, on alati see teema, aga see on kas seadusega reguleeritud või siis muul vastaval viisil. Ehk siis see ei saa päris tekkida nii-öelda ametkondliku dokumendi otsusena. Nüüd rääkimata sellest, et ta on praegu veel sellises staadiumis, kus on veel vara rääkida, milleks see lõpuks välja kukub. Nüüd järgmine teema on see, et kuna on 5-6 jaama, nagu me kuulsime, seisab põhimõtteliselt ootel, siis mittetöötav jaam on tegelikult kallis jaam. Ehk siis tegelikult see on märkimisväärne raha nii või naa. Ma ei kuulnud ühtegi numbrit. Seda võib kaudselt tuletada sellest tundide pakutud 200-1000 tundi, mida on minu meelest vähe, aga sellest tundide arvust ja ka sellest prognoositavast hinnast 150 näiteks eurot, aga ma tahaks näha, kuidas see sinna jääb. Ma ei ole üldse kindel, eriti kui Euroopa Liit jätkab oma praegust kvootide mängu poliitikat sellisel viisil, et surub nii-öelda seda puuli kokku ja jääb neid üha vähem järgi ja hinnad loomulikult siis ka tõusevad. Nüüd järgmine asi, mis on võib-olla Kalev Kallemetsa poolt välja toodud, on see, et ega see rahakott nüüd lõputu ka ei ole väikeriigil ja tema maksumaksjal. Mis tähendab seda, et sellel otsusel on tagajärjed ka muude, vähemalt energiavaldkonna muude investeeringute tasuvuse jaoks vajalike vahendite eraldamiseks juhul, kui seda peab tegema süsteemist tulenevalt. Fakt on see, et turu vastu seda täna ei tee, järelikult mingi raha tuleb välja meil käia kõigil ühiskonnana koos ja see tähendab seda, et sellega tuleks nagu rohkem vaeva näha praegu selle kalkuleerimisega päriselt. Eks ole. Nüüd, ja see on võimalik. Nüüd järgmine teema on see, mis puudutab, aga muidugi see tähendab seda, et kui raha ei ole piisavalt, siis kõikide asjadega tegeleda ei saa ja kui projekti eelis on nii-öelda gaasijaamadel, siis muud asjad selle võrra lükkavad edasi või jäävad hoopis ära. Võib-olla on see õige, aga ma lihtsalt ütlen, et sellega tuleb arvestada ja seda tuleks ka nagu programmeerida praegu seda Jaagu poolt toodud tervikarutelu raames ka korraks katsuda. Nüüd järgmine asi on arusaadav, kuna on kiire natukene selle asjaga, kriisisituatsioon jätkub, üleminekuaeg kestab järgmise 10. keskpaigani ja kogu aeg on karta, et midagi juhtub, siis loomulikult on loomulik valik, eks ole, tegijate poolt, et teeme midagi, mida saab kiiremini teha, suhteliselt kiiremini saab teha ja suhteliselt arusaadavalt saab teha. Et häda korral meid välja aitaks, sest naabrite peale ei saa loota. Punkt. Tuleb ükskord ära lõpetada see arusaam, et naabrid aitavad. Normaalolukorras aitavadki. Nii nagu on kriisisituatsioon, me oleme juba näinud Norrat Taaniga, me oleme näinud, eks ole, Rootsit Soomega, me oleme kogu aeg näinud, et tegelikult naabrid ei aita, kui on endal häda käes. Ja häda on tavaliselt korraga, mis tähendab seda, et meil peab olema oma ressurss häda korraks. Nüüd sellega seoses mina räägin hoopis sellest aspektist, mida huvitaval kombel keegi nagu ei puutunudki veel õieti. Võigemini väga põgusalt puudutati, see on idanaabri teema. See karu jääb meid ikka kollitama veel 10, võib-olla 80. Ja see tähendab seda, et tegelikult peab olema valmis nii hübriidseteks loogikateks kui ka tegelikult kahjuks ka võimalikeks sõjalisteks aktiviteetideks ja meetmeteks. Mis tähendab seda, et sellesse projekti, mis on hädaprojekt, tuleb sisse kalkuleerida 100%, tuleb kalkuleerida sisse ka see ühiskonnakulu, mis ei ole Eleringi kulu, mis ei ole tegijate kulu, mis on tegelikult maksumaksja riigi kulu nende objektide kaitstavuse tagamiseks. Jah, me eelmine kord, kui siin oli meil korra pinge, saatsime, eks ole, relvastatud valve ka mõne alajaama juurde, eks ole, suure hädaga. Kas sellel on oma hinnalipik? Aga loomulikult kõik need igasugused kaitserajatised, paigutused, projekti spetsiifilised lahendused, mis on võib-olla kallimad, ei ole nii-öelda plekist kastid, vaid on nii-öelda betoonsarkofaagid. Ma ei tea, see ei ole minu ala, see on inseneride teema, aga sellel on raha taga. Palun võtke see arvesse.
Ja veel üks asi, mis kriisisituatsiooniga seondub, on eraldi, mis peaks olema ka siis korraga lahendatud. Praegu ma saan aru niimoodi, et me lähtume sellest, et meil on oma gaasivaru olemas, see varu on Inčukalnsis ja kui midagi on, siis me võtame sealt ja käitame. Ei saa nii. Tegelikult peaks olema sellisel juhul ka mingisugune hädavaru ka endal olemas juhuks, kui mingil põhjusel Inčukalnsi kasutada ei saa. Mis ei ole üldse keeruline. Selleks on vaja 3 drooni, 1 raketti, igal juhul veel parem. Ja siis ongi Inčukalns läbi. Ja siis sellisel juhul on meil vaja ikkagi olla ka ise valmis nii-öelda toitma neid võimsusi. Ehk siis minu selle jutu paatos on selles, et nüüd kuna räägime kriisi lahendusest, mis on nagunii alati röögatult kallis, sest ta töötab nii vähe, siis olgu sellel lahendusel ka sisse kalkuleeritud muud kulud, mis tegelikult on fundamentaalse tähendusega, et kriisi ajal asi ikkagi töötaks. Mitte ei ole nii, et me lahendame nii-öelda kriisi rahuajad ja normaalse ajad tingimuste raames ainult. Et see oleks selline tungiv palve ja loomulikult oleks mõistlik, et kui see konsultatsioonide ring läbi saab, et siis toimuks ikkagi demokraatliku otsustamise normaalne protsess lõpuni välja ja avalikult. Tänan. Aitäh ja härra Hamburg, palun. Aitäh. Minu jaoks on põhiprobleem see, et kõikide riiklike arengukavade, sealhulgas NMAK-i usaldusväärsus. Et mis see usaldusväärsus nagu tähendab? Esimene on see, et meil on siht olemas, kuhu me liigume, sihil püsimiseks paneme endale eesmärgid ja tegevused. Ja teine on see, et see siht peaks olema arusaadav. Ja võib-olla 3 aspekti, et mitte korrata nüüd juba kõik eelkõnelevad. Esimene aspekt on vast see, et ja tõsi, NMAK-is on sees see, et 1000 ja 1200 megavatti gaasivõimsus, juhitavad gaasivõimsusi. Aga seal ei ole sõnagi räägitud taaskäivitamisest kõikidest nendest, et seda peab siiski ette nägema, NMAK-i eeluuringud või taustauuringud, nendeks on kulutatud ikka väga palju avalikku raha ja selle raha eest oleks pidanud natuke rohkem nagu ikkagi ette nägema. See on see niisugune väga selge asi. Teine aspekt, mis mind häirib, on see, et me ju tegelikult ei tea, palju see koormis ühiskonnal on. Et meil on niisugune omapärane komme, et kui meil tuleb mingisugune järjekordne koormis tarbijale, siis me ütleme, et see on väga väike, et see on paar protsenti ja see on võib-olla seal 1 euro või nii edasi kuus. Aga kuidagi võiks need nagu kokku liita ja öelda, et 2027 on see koormis nii suur, orienteeruvalt, loomulikult me ei tea, palju täpne hind on, aga vähemalt nii tarbijad, ka need, keda me tegelikult Eestisse ootame, teaksid siis arvestada sellega, et mis see hind on. Ja kogu see meie elu ju sõltub sellest tarbimise mahust, see on ju ka päris nagu selge. Ja 3. aspekt on võib-olla see, millest jälle ka juttu on olnud ju palju, et see sama investorite niisugune võrdne kohtlemine, et kui me nüüd nagu näeme niisugust tulu tagamise garantiid ühele liigile, siis me peaksime nägema ju kõikidele liikidele, mida me tegelikult nagu tahame Eestis rakendada. Et see tehnoloogia põhisus ja investorite võrdne kohtlemine, millest on küll loosunglikult NMAK-is kirjutatud, et kuidagi peaks selle nagu ellu viima. Ja viimane on niisugune repliik, mida siin palju kõlas, et ega need jaamad ei tööta ju kaua, need on mõni 100 tund aastas. Et võtame nüüd kas või võtame tänase seisu. Meie üles seatud tuule 700 megavatist võimsusest töötas öösel kuskil kuni 10 megavatti ja hetkel on 82 megavatti töötab. Nii et ma tahan öelda seda, et igal juhul peab ka põhikoormuse katmiseks olema oma juhitavad jaamad. Ja nüüd siingi tekib siis see valiku küsimus, mida ka Kalle Kallemets juba rääkis, et kui me nagu rõhume praegult ühele energia importkütuse liigile, kas meil siis ikkagi jätkub nüüd seda
tarbijaid, kes nüüd tarbiks ka sellist energialiiki, mida me saame nüüd siin Eestimaal ise toota, et siin ja loomulikult me jälle ütleme nagu vastuseks, et oi, tarbimine kogu aeg suureneb, aga vabandust, et viimase 5 aasta jooksul seda suurenemist ei ole väga näinud. Et see on see niisugune minu tähelepanekud. Aitäh. Ja veel üks niisugune, et Raivo Vare tõi gaasist. Üks on nüüd see, et milline on nüüd see Inčukalnsi gaasihoidla või gaasitrasside seisund, aga mina ei ole näinud ühtegi arvutust, milline on täna Inčukalnsi gaasimaardla või gaasihoidla väljastusvõimsus. See kuskil 10 või rohkem aastat tagasi oli 25 miljonit kuupmeetrit päevas. Kui tõesti on kriisiolukord, siis gaasitarbimine on märksa ja märksa suurem ja meil võib olla gaasi selles Inčukalnsis piisavalt minu meelest või aastajagu sees, aga kui me teda hetkel ei saa kätte, ka torustik ja kõik infrastruktuur on korras, aga lihtsalt ta oma 200 atmosfääri survega lihtsalt ei tule nii palju välja sealt, et ka selleks me peame olema valmis ja mitte valmis, vaid investeerima, et me tõesti sellest hoidlast kätte saame. Kui keegi ütleb, et ega ei olegi vaja, et meil on Klaipedas laev ja äkki Paldiskis ka laev, et need panevad otse torusse, aga vaevalt, et meil sellist olukorda kriisiolukorras on, et meil gaasitanker nüüd seisab sadamas. Aga aitäh! Aitäh, aga läheksime küsimuste juurde, et härra Kirk, ma küsin kõigepealt seda, et milline on Eleringil planeeritud ajakava, et kõigepealt seda aru saada, et teil käib konsultatsioon, ja ma pean seda ajakava just nimelt silmas, mis siin pattu salata 27. aasta valimiste perspektiivis. Kas te kavatsete sellega tagasipöördumatult rahaliselt mäele jõuda 27. aasta kevadeks või mitte? Praegune ajakava on siis selline, et hetkel alustasime avaliku konsultatsiooni ja me loodame saada kuskil juunikuuks piisavalt hea tagasiside sealt kätte, et me saaksime esitada hanke põhitingimused Konkurentsiametile kooskõlastamiseks. Konkurentsiamet peab siis suutma hinnata, et kas sellist tüüpi süsteemi teenuse hankimine selliste põhimõtetega on nende arvates mõistlik või mitte. Juhul, kui Konkurentsiamet peab neid hanketingimusi mõistlikuks, siis meie optimistlik plaan on kuulutada hange välja sügisel kuskil novembris. Ja nüüd sõltuvalt turuosaliste tagasisidest hanke pakkumiste tegemise tähtaeg võib olla seal vahemik 6 kuud kuni 12 kuud. Sõltub väga palju, et kui palju tegelikult hankel potentsiaalsed osalejad soovivad endal pakkumise koostamiseks. Ehk siis sellest tagasisidest lähtuvalt võiks siis olla hanke tulemuste teada saamine järgmise aasta kuskil aprillis-mais või siis järgmise aasta teisel poolel, sõltuvalt sellest palju hanke osalised soovivad. Ja ma täpsustan üle seda ja ma arvan, et see ei ole vähetähtis küsimus, et kui teie eesmärk, ütleme Konkurentsiameti ja kui nad läbivad need protseduurid, eks ole, eesmärk on hange välja kuulutada enne siis Riigikogu valimisi. Vaevalt, et te nüüd formaalselt seote selle tärminiga, aga kui te ütlesite aasta lõpul, eks ole. Ja siis, et hange tegelikkuses siis päädiks siis tulemusega, kui tuleb hankel osalejaid, eks ole, et siis nii-öelda järgmise aasta kevadel. Emba-kumba, kas järgmise aasta kevadel või sügisel, sõltuvalt siis sellest, kas turuosalised soovivad pikemat hanke pakkumiste tähtaega või lühemat. Aga seletage mul üks asi ära, et selles ma olen nagu veidi nõutu ka, et siin on mitu inimest ilmutanud seda tähelepanekut, et meil energiamajanduse kavaga on olnud tohutu saaga ja korraga oleme jõudnud nüüd sinna, et me asume hoopis, üks asi on see kogu taastuvenergia põhine retoorika, asume hoopis, oleme prioriteediks, mis puudutab siis ühiskondliku investeeringu paigutuse mõttes, oleme gaasipõhist energeetikat arendama, mille siis lohutuseks on, et aga see ei hakka niikuinii tööle või tähendab seda töötamise vajadust ei ole, ütleme reaalolukorras, et ta on niimoodi, et mõnisada tundi aastas töötab. Et see on siis niisugune selle imposantse projekti mõte. Ja nüüd minu küsimus on selles, et kui ma vaatasin seda suurusjärk oli, et 100 megavatise gaasijaama
nii-öelda maksumus oli, mis Eesti Energia teatas, eks ole, see suurusjärgus 100 miljonit eurot, eks ole. Ma saan aru, et need on nüüd kallinenud, et on niisugune defitsiidi olukord gaasijaamadele maailmas. Palju me selle 900 puhul siis ütleme? Miljard, 1,5 miljardit. Mis teie nii-öelda, kas teil on mingi eskiiskäsitlus? Loomulikult see saab olla tinglik ja arbitraarne, kuna see sõltub konkreetselt pakkumisest, kes see seal teeb, eks ole, ehitab. Palju me selle investeeringu kogu mahtu räägime energeetikas? Ma võib-olla kommenteerin kõigepealt seda eelmist, et kas me nüüd võtame suuna gaasipõhisele energiamajandusele. Minu vastus on, et ei, kindlasti mitte. Elektrisüsteemis tuleb aru saada, elektrisüsteemis on palju erinevaid rolle. On sellised rollid, mis tähendavad palju energia tootmist, mis annavad meile põhilise, toidulaualt kartulkapsaseks. Ja vahetevahel tahad natukene sinna linnuliha kõrvale, et see linnuliha kõrvale ehk siis see piik. Sellist tüüpi elektrijaamad on kõikides süsteemides olemas. Peavad olema sellised elektrijaamad, mis on võimelised nendel harukordsetel tiputundidel töötama. Ja need ongi sellised, mis oma olemuselt ei ole ette nähtud töötama palju tunde. Nende ehituskulu on võimalikult väike, et see jõude seisev kapital ei raiskaks raha. Ja päris paljudes süsteemides ongi selleks gaasielektrijaamad, et see on tõesti tavaline. Et see ei tähenda gaasipõhist majandust, vaid see tähendab seda, et teatud komponenti süsteemis toetab gaasil tuginev elektritootmine. See on võib-olla analoogia, kui keegi endale koju ostab varugeneraatori, et ega ta siis sellega endal varugeneraatori põhist energiatarbimist ei plaani, see on ikkagi nendeks kriisisituatsioonideks. Aga nüüd tulles selle maksumuse juurde, täna teadaolevad hinnangud gaasielektrijaamade ehitamisel on kuskil suurusjärk 1 miljon või 1,1 miljonit 1 megavatti kohta. Ehk siis, et kui me eeldame, et sellest hankest võiks tulla 900 megavatti maksimum, siis jämedalt miljard. Ja ma küsin nüüd seda juurde, et seletage palun ära, et ma saan aru, nii nagu avalikest kommentaaridest on kuulda, seda tegelikult siis seesama saartalitustasu peaks siis sisaldama, aga ilmselgelt, kui maht on suurem ja see investeering on ju selline ettevõtjatele, kes siis selles hankes osalevad ja kui see tegelikult turupõhiselt ju kasumit ei tooda, siis need investorid eeldavad, et see kompenseeritakse siis subsiidiumiga. Ütleme, on täiesti loogiline eeldus, et kui keegi seda niisugust projekti hakkab tegema või need gaasijaamu lihtsalt ju kapi serva peale või kamina serva peale hakka ehitama. Ja mu küsimus nüüd selles on, et kui suureks, ja see on 15 aastat, kui suureks, et sellist miljardilist investeeringut, mis turupõhiselt kasumit ei teeni, et seda saad siis oleks nii-öelda investoritele minimaalselt otstarbekohane. Kui suureks siis, kuna sellele saartalitustasule ei ole ju kuplit peal praegu seaduses, see on antud vaba mandaadiga, ta hakkabki mehhanismidega tollima, eks ole, või ta toimima, et kui suur see 15 aasta jooksul siis konsolideeritult kokkuliidetuna see tasu võib olla? Tänases seisus on saartalituse teenuse eest makstav summa jämedalt 60 miljonit eurot aastas. Selle saavad siis sellised vanad elektrijaamad, mis turult raha ei teeni, aga selleks, et omanik neid kokku ei pakiks, et nad püsiksid elus, makstakse neile toetust. Võib eeldada, et need samad vanad elektrijaamad, mis on siin ligi 60 aastat vanad, iga-aastaselt nõuavad aina rohkem hoolduskulusid. Me näeme, et ilmselgelt see summa ei saa jääda 60 miljonini aastas. Et see kõik käib kulupõhiselt, seda on võimalik ilusasti auditeerida, et kõik need asjad, mis seal tehakse selle jaoks, et need jaamad püsti püsiksid, on vajalikud ja põhjendatud, aga me eeldame ikkagi, et peale aastat 2030 need kulud vanade elektrijaamade üleval hoidmiseks kasvavad juba märkimisväärselt. Me ei saa kahjuks jaamade omaniku eest konkreetselt öelda, mis me arvame, et kui palju need kasvavad, aga me eeldame, et see kasvab. Ja sinna vastu tulebki võrrelda seda, et kui me nüüd tahame nende vanade elektrijaamade üleval hoidmise tasu ühel hetkel läheb liiga suureks, siis ta hakkab ühel hetkel võrduma nende uute jaamade ehitamise eest makstava tasuga. Kui me jämedalt miljardi väärtuses peaksime elektrijaamasid ehitama, keegi investor ehitab ja soovib saada 15 aasta jooksul selle raha tagasi, mis ta kulutas ehitamisele, võib eeldada, et see summa on natukene üle 100 miljoni euro. Täpselt ei tea, eks sõltub, et kui suurt kapitali tootlust nad ootavad ja nii edasi, aga midagi üle 100 miljoni tõenäoliselt. Ja pole põhjust arvata, et nende vanade elektrijaamade üleval hoidmine niimoodi 5-10 aastat perspektiivis oleks oluliselt odavam. Ehk siis, et meie hinnangul võib arvata, et vanade jaamade hoidmine versus uute jaamade pidamine järgmise kümnendi esimesel poolel tegelikult juba majanduslikult ongi mõistlikum vahetada ära vanad jaamad uute jaamade vastu, ilma et tarbija sellest maksaks lisaraha.
Üks küsimus veel täpsustuseks, siis on härra Alas. Mu küsimus nüüd on, et hästi, miljard pluss investeering, tõenäoliselt jah, suurusjärk, ma arvan, 1,5 miljardit eurot, kuna see kapitali või laenuraha ka või mis see läheb siis, eks ole, sinna sisse, on ilmselt suurusjärk, mida on siis tegelikult subsideerimisega vajalik teha. Aga mu küsimus nüüd on, et ENMAK-is oli ette nähtud ka, mis puudutas selle reservvõimsuse tagamist, oli põlevkivi, need jaamad, eks ole, mis on siis katlad 35. Et kas siis põlevkivijaamad hakatakse saartalitust, kas nad on siis topelt või tegelikult see näeb ette kiiremalt siis antud juhul ja kuidas see otsus siis langetatakse, vaid lihtsalt Elering ütleb, et ta enam ei maksa siis Eesti Energiale sentigi põlevkivijaamade eest, et pange need kinni kiiremini kui 35 isegi on selles kavas, et kuidas see siis üleminekufaas sellisel juhul läheb, kui me teoorias kujutame ette, et on realiseerunud see, edukalt on realiseerunud see hange. Just, ühesõnaga, tänasel hetkel siis saartalituse teenuse ostmine käib 1 aasta ette. Ehk siis, et igal aastal Elering hindab, kui suurt kogust elektrijaamasid Eestis vaja on, selleks, et selles saartalitus olukorras tuled põlema jääks. Iga aasta hindame, teeme hanke võidab, kes iganes võidab, eks, saab selle eest tema poolt küsitava põhjendatud raha. See kogus megavatte, juhul kui me näeme, et juba tulevad uued elektrijaamad, aga vajadus ei ole kasvanud kiiremini kui uute jaamade poolt lisanduv võimsus, siis me saame tasapisi hakata vähendama seda, mida me iga aasta ostame siis selle saartalitusmeetme kaudu vanadelt jaamadelt. Ja selline see plaan ongi. Selle tempo järgi, millal uued jaamad tulevad, saame me järk-järgult vähendada vanade jaamade elus hoidmist, saadame nad vanaduspensionile ja ühel hetkel siis asendub see täielikult. Härra Uigal oli vist tähendusrepliik ja siis härra Alas. Jaa, et kui tohib, lihtsalt ma tooksin siia juurde selle ajajoone ka, et me oleme siin, räägime erinevatest teemadest, et siin, see on seda tööl, kui Elering hangib teenust, ta hangib sellist taaskäivitamise teenust, sellele suure tõenäosusega vastavad gaasijaamad. Et kui need gaasijaamu rajama hakatakse pärast hanke tulemuste kinnitamist, mis on plaanitud millalgi järgmist aastast, sõltub konsultatsiooni tulemustest, muudest protsessidest, et need jaamad ju ei teki ülejärgmine aasta, et need jaamad tekivad 2030 pluss, samal ajal olemasolevad põlevkivijaamad jäävad vanemaks. Need, mis on juba 60 pluss aastat vanad, jäävad veel vanemaks, et selles mõttes meil on igal juhul vaja osa nendest jaamadest välja vahetada millegi muu vastu. Kindlasti on uuemad jaamad ja moderniseeritud jaamad sellised, mis püsivad kauem, aga mõned jaamad, siin saab Andrus Troiko paremini öelda, on sellised, mida väga käima võib-olla ei tahakski panna, et aga varus hoiame, sest meil läheb vaja, nagu see talv oli näha, siis need stsenaariumid, mille vastu hinnatakse, mis ongi Eleringi iga-aastane töö teha varustuskindluse aruannet koos teiste Eleringidega, et need stsenaariumid on päris maailmas olemas, et külmad talved on olemas, ja selle vastu tulebki neid erinevaid teenuseid hankida, kas või siis, kui nad 9 aastat 10 või 24 aastat 25 täies mahus käima ei lähe. Et see ajajoon juurde panna samamoodi ka tuumajaamaga, et keegi ei ole seda meedet teinud, et teha uuele võimalikule arendusprojektile Eestis liiga. Et tuumaenergia ohutuse seadus on Riigikogus, seda menetletakse täie hooga, inimesed on pea iga päev erinevates komisjonides, meie ministeeriumi poolt ka. Tuumajaam valmib meil, Kalev Kallemets oskab täpsemalt öelda, mis see realistlik valmisaega on, 2035 pluss. Et senimaani me peame juba mingid otsused ära tegema, et tagada siis meie kriisikindlus ja mingisugune vältimatu vajadus, mis me peame praegu ära tegema. Ja loomulikult siis, kui uued optsioonid avanevad, siis tuleb need läbi käia ja loomulikult kõikide eeldus on see, et nad on ka hinna mõttes meile jõukohased ka tuumaelektrijaama puhul. Hinna info selgub aja jooksul veel, siis kui need jaamad valmivad maailmas. Kallemets, ma olen ka väike repliik ja siis arvan. Aitäh. Tõepoolest, aeg on tähtis, aga
meie ajajoon tõesti ja me avaldasime jaanuaris, kui tulid esimesed uudised, et tõepoolest Eleringil on plaan uusi tootmisvõimsusi turule aidata, et seda vastu mehhanismi välja töötatakse ja ma siiralt uskusin, et selleks ongi võimsusmehhanism, mida Euroopa Liidu regulatsioon ette näeb. Praegu on siis hoopis midagi muud laual. Taaskaevitusmehhanism, mida nagu regulatsioonides ei ole. Siis võimsusmehhanism on reguleeritud nii, et selle maksimaalne maksimise periood on 10 aastat. Ja seal on siis veel terve rida täiendavaid elemente ja on ilmne, et võimsusmehhanism uutele tuumajaamadele investeerimismeetmena keskse meetmena ei sobi. Ta sobib ühe täiendava meetmena ja me konsulteerisime ka spetsialistidega, et kui ta on üks meetmetest, tagamaks tuumajaama investeeritavust koos hinnavahelepinguga, siis see aitab täiendada. Aga nüüd tõepoolest, kordan uuesti, kui näiteks toimub 100 miljonit eurot maksavad Eesti tarbijad juba gaasielektrijaamade opereerimiseks ja varustuskindluse tagamiseks aastas kuni 2047, siis muutub äärmiselt raskesti põhjendatavaks, et täiendavalt uute võimsustega varustuskindlust ilma süsinikheitmeta tagada, sest kulu on ikkagi elanikele kõige tähtsam element. Aga ma arvan, et siin mõistlik tasakaal ongi see ja miks ma arvan, et konsultatsioonid on praktilised, et leida see tasakaal põlevkivi, gaasi ja ka tuumaenergia vahel ja olles tulnud äsja just Kanadast, tuumajaama ehitus on seal tähtaegne, saab valmis 2029. aastaks ehituslikult, 30. mis ajaks me loodame Eestis jõuda ehitusloa menetluseni ja loodetavasti 31 ehituse alguseni, et siis on võimalik 35.–6. aastal juba esimesest reaktorist võimsust ja varustuskindlust tagada ilma süsinikheitmeta. Et see ajajoon on ses mõttes oluline, aga kui see blokeeritakse ära, see tee, siis ilmselt see perspektiiv muutub ebareaalseks. Aitäh. Nii, härra Laspa. Aitäh. Kõigepealt tunnustus, et hakkame sellest liiga vähe tegemise olekust välja tulema, et selles suhtes see on hea. Aga küsimus on Kalle Kilgile, et täpsustage täpsemalt, et mis rolli siis need gaasijaamad ja millisel hetkel siis hakkavad täitma, et kas nad hakkavad ka aitama siis seda, näiteks kui meil üle gaasi oma hinna läheb, et ta läheb siis täisvõimsusega kõik need gaasijaamad, et aitavad ka seda keskmist hinda alla tuua, ehk siis pakuvad turule, toovad seda börsi hinda alla. Kas seda rolli hakkavad ka täitma? Meie eesmärk on hakata ostma teenust nendeks olukordadeks, kus süsteemis on mingisugune suurem kriis. Ehk siis, kui on vaja süsteem taaskäivitada, siis peavad olema mingid jaamad, mis on selleks ette valmistanud, tegema plaanid, testima seda ja on võimelised ise ilma kõrvalise abita käivituma. Kogu ülejäänud aja, kui kriisi pole, saavad need elektrijaamad toimida täiesti tavalise loogika järgi. Tavaline loogika on see, et kõik elektrijaamad, mis süsteemis on ja millel ei ole parasjagu kas hooldust või riket, esitavad enda energiapakkumised börsile enda kuludega, et kui tal on kallis tootmiskulu, siis kalli hinnaga, kui odav, siis odavaga. Ja siis börsimehhanism valib välja siis need elektrijaamad, mis konkreetsel hetkel tööle saavad. Ehk siis, et need samad elektrijaamad, mis muul ajal, ütleme, kriisiolukorras pakuvad meile taaskäivitusteenust, tavalisel ajal töötavad täiesti tavaliste elektrijaamadena. Ainuke erinevus on see, et nende omanikel lihtsalt on kindlus, et isegi kui nad börsilt väga palju raha ei teeni, nad oma investeeringu läbi selle taaskäivitusteenuse, sellele saavad tulukindluse, eks? Aga saavad börsihinda madaldada ja nagu ma ütlesin tõesti, et kui jooksval talvel, mis oli päris viimase 10-15 aasta kõige külmem talv, et sellel talvel näiteks oleks nad tõesti börsihinda märkimisväärselt alla toonud. Mõnel teisel ja soojal talvel on see mõju ilmselt väiksem, et siin avaldati ka küsitavus selle kohta, et kas ikka piirdub 200 kuni 1000 tunniga. Jooksva aasta 4 kuu jooksul, ma just praegu vaatasin läbi, oleksid need jaamad töötanud suurusjärk 600 kuni 700 tundi. Aga see oli ikkagi meeletult külm talv, mingisuguse sooja talvega, kus ei olnud 2 kuud järjest -20, oleks ikkagi see oluliselt vähem töötanud. Aga need ongi täpselt need hinnad, mida me tunneme ajakirjandusest ka ju loeme, et selle päeva turuhind on meeletult suur, see on šokk. Sellised hinnasokke nad aitavad päris kõvasti tasandada. Mul
lõpuks ka täpsustav küsimus, et kas see 900 megavatti potentsiaalselt oleks täiendav siis Kiisale ja sellele Narva jaamale ja siis teine on, et sellest näiteks kui on see 900 lisandub, kui palju teoreetiliselt sellel 3 kuul, mis meil siin oli küllaltki külma või 2, sellest mahust oleks nad pakkunud, oma võimsusest oleks pakkunud nagu turule ja kui palju oleks sellest mingid süsteemiteenuseid rakendanud, saaks nagu selle proportsiooni paika, aitäh. Jaa, et kui palju nad turule oleks, alustan teisest küsimusest, et see meie hinnang ongi, et nad turule pakuvad, nende pakkumisloogika tavaliselt on see, et milliselt turult nad kõige rohkem raha teenivad, eks sealt nad võtavad, nad tõenäoliselt reservide turult väga palju ei teeni. Et reservide turul on efektiivsemad salvestuslahendused, tõenäoliselt enamuse aja nad pakuvadki päev ette turule ehk siis börsile ja nad oleksid mõjutanud jooksval talvel börsihindasid, siis nagu ma ütlesin, kuskil üle, ütleme, suurusjärk 10% oleks toonud selle talvise hinna allapoole. Aga palju sellest börsil siis umbes mahust? Umbes võiks olla 900? No see ongi, et kõikidel nendel hetkedel, kui börsi hind on kõrgem kui nende jaamade kulu, ehk siis, et konkreetselt talvel näiteks oleks olnud, ütleme, 120 eurot selle elektrijaama tootmiskulu, kõikidel neil tundidel, kui hind on kõrgem kui 120, oleksid kõik need jaamad töötanud. Proua Poolamets. Ja aitäh, jätkame samal teemal, et kindlasti teil on olemas ka need arvutused, kui te mõtlesite, et on vaja just 900 megavatti juhitavat energiat ja kui pikaks ajaks ja milliste ülesannetega, siis teil nähtavasti on tehtud ka arvutuse, et mis tuleb siis oma hind sellisele tootmisviisile, aitäh. Ma mõtlen just neid gaasijaamasi. Ja oma hind, et siin tuleb eristada 2 asja, et elektrijaamal on, ütleme niimoodi, et see oma hind, millega ta pakub börsile, see tuleb tema kütusekulust. Ehk siis, et siiski mitte, et börsile tehakse pakkumised oma muutuvkulu järgi ja alati, kui su enda muutuvkulu, ehk siis sisuliselt kütusekulu ja mingid CO2 ostmise kulud, kui su enda kulud on madalamad kui börsi hind, siis sa pääsed turule, saad toota ja kogu selle vahe börsihinna ja sinu muutuvkulude vahel sa saadki võtta endale sisse, mille arvelt sa katad endale investeeringukulu. Ja nüüd on küsimus, kas sul neid tunde on piisavalt palju, millal sa saad oma muutuvkulule lisaks piisavalt palju raha, et see suudab ära katta sinu kapitalikulud. Ja vastus on see, et enamusel juhitavatel elektrijaamadel ei ole neid tunde piisavalt ja nad ei suudagi oma kapitalikulu katta. Selles ongi see põhiline probleem energiaturul, et nad suudavad heal juhul ära katta endal kütusekulud, aga piisavalt palju rahavoogu lisaks sealt ei teki, et nad saaksid investeeringus otsust teha. Ja see ongi põhjus, miks tegelikult neid tulukindluse meetmeid juhitavate elektrijaamade omanikud vajavad. Te olete ikkagi teinud arvutusi, kui palju nad siis toetusi vajavad juurde? Just, et ühesõnaga meie eeldus on see, et kuna nad turule pääsevad üliharva, me eeldame, et nad praktiliselt turu pealt lisaraha ei teeni nii palju, et oma kapitalikuludest märkimisväärset osa katta. Ehk siis, et meie konservatiivne eeldus on see, et küllap suurema osa oma investeeringukulust nad tegelikult tahavad läbi selle sama taaskäivitusteenuse tasu saada sisse. Ehk siis, et me hakkamegi maksma neile püsitasu, iga kuu nad saavad püsitasu 15 aasta jooksul ja me eeldame, et enamuse, me loodame, et mitte päris kõike, aga tõenäoliselt enamuse oma sellest investeeringukulust nad tahavadki osa maksetena saada nende 15 aasta jooksul tagasi. See oleks suur tõenäosus. Et ma saan aru, et riiklikult me siis maksame kinni nende investeeringu nendesse jaamadesse ja see ongi nagu meie panus riigina, aitäh. Riik ei ole tegelikult siia isegi hõlmatud, et selle maksab ikkagi elektritarbija kinni. Et elektritarbija läbi Eleringi esitatav arve, et Elering esitab tarbijale kokkuvõttes, ütleme isegi mitte Elering, vaid et võrguettevõtte esitab arve, kus on sees ka Eleringi kulud ja üks osa Eleringi kuludest on siis need igakuised elektrijaamade töös hoidmise tasud. Samamoodi nagu täna on sellel lõpparvel on sees seesama üks rida on see saartalitusteenuse tasu, et selle sama asemele siis tuleb see taaskäivitusteenuse. Et ma ei oska öelda, kas ta on eraldi rida, tõenäoliselt eraldi rida ei ole, aga ta on Eleringi kulude sees on sama summa siis. Mu küsimuse siis on allas. Härra Uiga, Sherlock Holmes ütles, vana meistrit tunned pintslitõmbest. Professor Moriarty sepitsuste kohta.
Ja kui ma vaatan nüüd seda praegu niisugust visiooni, siis siin on nagu tekitatud julgeolekustav argument lauale, mida tegelikult sellises ulatuses ei olnud varasemates siin nii-öelda dispuutides. Tegelikult meil on ju see nii-öelda külmstart või kuidas see terminoloogiliselt on, eks ole, jaam on see Kiisa jaam, nüüd on korraga 900 megavatti. See tähendab tegelikult seda, et nende otsustega me paneme elektrituru, kui me ehitame nii suured juhitavad võimsused, mis tegelikult turul ei osale, nii-öelda toestava iseloomuga peale, paneme energiapoliitika, niisugused suured valikud pikaks ajaks langetaksime ära ja kangesti see kokteil, mis välja tuleb, gaas pluss tuul, tundub olevat ju mitmetes Euroopa riikides niisugune klassikaline mudel, mis on kaasa toonud ka väga suure hinnataseme. Et kas siin tegelikult ei ole hoopis see nii ulatuslik gaasijaamade praegu hange vajalik selleks, et lükata teed lahti järjekordselt siis meretuuleparkide projektile, mille puhul ma tuletan meelde, et kui ma vaatan ajalisi kokkulangevusi, et siis võimalik gaasijaamade hange, mis annab ka turuosalistele signaali, eks ole, keda heidutava, keda peibutava, see toimuks selle aasta sügisel ja samal ajal 4. kvartalis 2026. aastal on plaanis siis nii-öelda garantiimeede, mille kohta härra siis Raasuka ja proua Sulling väga õpetliku analüüsi esitasid avalikkusele, on plaanis 4. kvartalis hakata jagama garantiisid meretuuleparkide projektile. Et kas siin ei ole mitte selle õhku jäänud, aga jällegi ENMAK-is, mis võimaldab, nagu tal on nii palju hiireauke, nii et õhuauke on sees, ta võimaldab igas suunas, erinevates suundades liikuda, et seal ka ju võimalusena sätestatud meretuuleparkide energeetikaga edasi minna. Kas need gaasijaamad on vajalikud selleks, ja siin oli ka osundus, et vältida seda sama Hispaania kaasust, eks ole, kus siis oli blackout süsteemis enne kõike siis juhuenergeetika suure või ebastabiilsuse tõttu Hispaania siis seal oma energiasüsteemis. Et mu küsimus on konkreetselt, härra Uiga, et meretuuleparkide garantiimeede, kas seda ministeeriumis on ette valmistatud, millises faasis see praegu on? Nii, aitäh. Alustan natuke pikemalt, kuna sissejuhatus oli ka pikk ja väga põnev. Aitäh selle eest. Nii kõigepealt tagantpoolt ettepoole. Hispaania, vähemalt need, ENSOE ja muud analüüsid, mis mina olen lugenud, Hispaania, siis blackout, keegi ei ole seal leidnud seost, et see on taastuvenergia tõttu. Et seal on palju põhjuseid ja Hispaania nüüd pärast seda olukorda jätkab oma kursil. Nemad on valinud oma tee, aga nüüd ei ole nii, et kõik taastuvenergiaamad pandi Hispaanias kinni ja ollakse seal, ma ei tea, gaasi või millegi muu peale ainult, et nad jätkavad, nad lihtsalt tugevdavad oma süsteemi, loovad täiendavaid võimekusi, panevad süsteemi selliseid lisavidinaid ja tellivad ja ka siis nende nii-öelda Elering tellib siis täiendavaid võimekusi turult. Ja kõik need ülejäänud Eleringid Euroopas samamoodi vaatavad üle oma protseduure, et ootamatusteks paremini valmis olla. Nii, siis see 900 megavatti. Kalle Kilk ütles ka siin selle eraldi üle, et tegemist on maksimumiga. See ei ole eesmärk omaette, see on konsulteeritav maksimum. Võtame võrdluseks, möödunud aastal lõppes Eleringi sagedusreservide hange. Seal oli indikatiivne maksimum oli seal umbes 500 megavatti tuli 236 megavatti koos siis akudega, et osa gaas, osa akud. Lihtsalt replii korras ka, kuna see varasemalt ei käinud läbi, et nii see hange, mis siis Elering tegi möödunud aastal, kui ka see hange, mis on praegu kavandamisel, ei ole riigiabi. Et kummalgi juhul ei ole tegemist riigiabiga, aga loomulikult konsultatsiooni käigus, kui on detailsemat infot vaja sellel teemal, siis saab Eleringi suhelda. Lihtsalt riigiabi puhul ongi täpselt nii, nagu see kirjeldasid Kalev Kallemets, et ongi vaja riigiabi luba, teha need protseduurid kõik läbi. Ei olnud see eelmine ega ei ole ka see riigiabi. See on põhjalikult läbi käidud. Jõuan selle küsimuseni. Nii, ja gaas pole eesmärk omaette. Lihtsalt gaasijaamad on lihtsalt need väga suure tõenäosusega pakutavad lahendused
mis tagavad selle teenuse ära. See teenus, mida hangitakse, on ju 90 megavati see võimekusega taaskäivitamise teenus. Ja, seda saab ka teoreetiliselt pakkuda akudega, aga lihtsalt need akusid peab olema hästi palju üksteise kõrval, et seda 90 megavatti piisavaks ajaks, kui ma õigesti mäletan, oli see 48 tundi tagada. Aga mitte Elering ei telli mitte gaasi elektrijaamu spetsiifiliselt, vaid teatud võimekusega jaama spetsiifiliste asukohtadesse üle Eesti. Nii. Ja siis nüüd me jõuame selle garantiimeetmeni. See meede meil on ikkagi selline finantsinstrument on meil ENMAK-is ikkagi selgelt kirjas, et selle kohta et kui kõik ülejäänud otsivad neid sõnu, et kus see taaskäivitamise võimekus on, et võib-olla seda spetsiifiliselt seal ei olnud, aga need üldpõhimõtted ikkagi olid kirjas, et varustuskindlust tuleb tagada, kriisikindlusega tuleb tegeleda, juhitavat võimsust on vaja, et selline spetsiifiline meede, et me teinekord peame siis seda hästi pikka loetelu sinna pikendama. Aga finantsinstrumendiga töötamine on meil energiamajanduse arengukavas ka kirjas. Meil on tekkinud uut teadmist vahepeal, nii nagu tekibki selliste instrumentidega. On meediast ka läbi käinud, Erki Raasuke jagas väga head analüüsi, mille nad Anne Sullinguga kokku panid. On olnud sellest pikad ülevaated. Me selle tagasiside põhjal vaatame selle meetme disaini üle, nii nagu me eelmine kord rääkisime, meil oli siin kuu või paar tagasi oli sellel teemal arutelu, et selle meetme disain veel käib ja koostöös Ettevõtluse Innovatsiooni Sihtasutuse ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga on jätkuvalt plaan veel sama, et 4. kvartalis tekiks võimekus, mitte anda kohe garantiisid välja, aga võimekus asuda nende suurprojektide osas analüüsima ja vaatama, mis on Eestile jõukohased lahendused. Seda nii vesisalvesti, merepargi kui ka tuumajaama osas. Et eesmärk on, et riigile tekiks selline võimekus nende suurprojektide finantseerimise, ütleme Eestisse rajatud saamise läbi riikliku, mis iganes kaasfinantseeringu, garantii, millegi muu läbi, et see võimekus riigile tekiks. Praegu selliste suurprojektide osas meil seda võimekust ei ole. Et me oleme teinud vähem pakkumisi, viimane vähem pakkumine maismaatuulele on välja kuulutatud ja augusti selline lõpukanti oli see tähtaeg, aasta 4. kvartalis tulemused, aga nii suures mahus, kui me räägime siin miljard pluss projektidest, on ta vesisalvesti, merepark või tuumajaam, nendele kõigile on vaja mingeid erilahendusi ja selle jaoks ongi eesmärk 4. kvartalis see võimekus riigile tekitada. Keegi 4. kvartalis veel mingisugust garantiid või midagi muud kätte ei saa saada, sest et selliste asjade jaoks on kindlasti vaja eraldi riigiabi luba. Et ma loodan, et see vastas küsimusele natuke pikk sai. Nüüd on lühikesed repliigid, meil on härra Kallemets, härra Aaviksoo ja siis on härra Allase küsimus. Euroopa Komisjon väljastas riigiabi loa 705 miljoni euro ulatuses eelmise aasta oktoobris Narva jaamade saartalitusfunktsiooni rahastamiseks. Palun, Jaanus. Ja tõepoolest see võimsusmehhanism, millest tegelikult praegu räägime, et ütleme, et on kana, aga tegelikult on part, see on võimsusmehhanism. Me lihtsalt nimetame natuke see teise nimega, arvame, et siis tegelikult läheb kuidagi läbi. Aga kas läheb läbi, et seda saab menetleda pädev asutus? Aitäh. Ja kiire selgitus. See, mida Kalev Kalmets praegu kirjeldas, on siis strateegilise reservi riigiabi luba, mis ongi riigiabi. See on meie varuplaan. Et me ehitamegi energiasüsteemi kihiliselt üles, et meil oleksid erinevad plaanid, varuplaanid. Saartalitusmeede, mis on praegu kasutuses, ei ole selle riigiabiga kaetav, aga lihtsalt see hange, millele ma viitasin, oli sageduse reservide hange, mille Elering läbi viis, sellega ei rahastata Narva olemasolevaid elektrijaamu. Et me saame sellest pikemalt eraldi rääkida, et sagedusreservide hange, mis lõppes eelmise aasta äkki septembris, ei ole kindlasti sellega kuidagi seotud. Ja seal tegelikult, kui minna sinna hankeregistrisse, siis on ka erinevad küsimused selle kohta, sama küsimus, et ega see riigiabi ju ei ole. Ja selle kohta on ka väga põhjalikud vastused antud.
Et need teemad on läbi käinud ja samamoodi on ka selle teenuse puhul Elering väga põhjalikult läbi käinud selle. Esimene küsimus ongi, et ma tahan seda teenust tellida, kas ma saan seda ise teha või ma pean võtma riigiabi loa sellele? Nii, Raaviks. Ma tuleksin ikkagi küsimusega selle juurde, et missugune see suur pilt on. Et me oleme täna aastas 2026 ja tõenäoliselt mõtleme vähemasti aastani 2050. Ma loodan vähemasti selle ajal. Ja me teame või lähtume tegelikult täna sellest, et meil on börs enam-vähem nende reeglitega, nagu ta meil paigas on. Börsil kujuneb mingi elektri hind. Me oleme modelleerinud erinevate partnerite poolt, teinud neid mudeleid, ka erinevate strateegiate jaoks, eks ole. Ja näeme sealt, et nüüd ühed või teine strateegia, ega nüüd Eestis need otsused väga palju seda börsi hinda keskmist aastana ei mõjuta. Me näeme umbes pluss-miinus 10-15% siia sinnapoole ja sellest on ka aru saada, et me oleme lihtsalt osa suuremast süsteemist ja see on loogiline. Aga nüüd tegelik elu on ju selles, et börsi hind, ma siin võtsin oma väikese tagasihoidliku elektriarve eelmisel kuul, 5,2 senti kilovatt-tunnist maksin elektri eest ja kokku maksin 16,7. Koos maksude ja tasude ja kõikidega. See on 3 korda rohkem kui elekter. 3 korda rohkem. Ja järelikult lisaks elektrile me kavatseme hakata maksma veel mingisuguseid rahasid ja ausalt öeldes ma ei tea, kui suured need on, kas need kasvavad 3 korda või 10% või 10 korda või selle kohta nagu mingit selget rehkendust ei ole. Küll ma tean seda, et maatuulele on vaja toetust maksta, mingisugune aeg vähemasti veel, me maksame. Meretuulele, kui ta tuleb, on vaja toetust maksta. Kui ta tuleb, siis tuleb maksta. Vesisalvesti ka tõenäoliselt ei tule turupõhiselt. Tuumajaam ei tule turupõhiselt. Taaskäivitamise teenus ei tule turupõhiselt. Taaskäivitamise teenus on ainuüksi 100 miljonit eurot aastas. Kui palju tuum, kui palju vesisalvesti, kui palju meretuul, kui palju maatuul, kokku tõenäoliselt ikka üks 500-600 miljonit aastas. 500-600 miljonit. Aga kogu selle turu peal see 8 teravatt-tundi on ju teatud hulk raha. Et kust see raha tagasi tuleb? Kuidas see nagu see suur pilt, kuidas see kokku tuleb? Et niisugune rehkendus oleks asjakohane, et siis tekiks mingi kindlustunne, et me ei lähe lõhki omadega. Kui me iga kord, eks ole, tuleme 100 miljonit, pole palju 100 miljonit siia, 100 sinna, et nii minu arvates ei saa, et see on keerulisem küsimus ja seda inimesed tahavad teada, need, kes arveid maksavad, aga need, kes ka professionaalselt püüavad kaasa mõelda sellele, missugune optimaalne lahendus võiks olla. Härra Uiga, kas ministeeriumi käsutuses on selline arvestus konsolideeritud, mida komisjoniga jagab? Selle konkreetse hanke ettevalmistamise käigus on praegu turukonsultatsioon. Kui see info tuleb turuosalistelt, et mis need nagu hinnaindikatsioonid on, siis saab täpsustavaid rehkendusi teha. Nüüd ma arvan, et me peaksime, ja need ongi väga õiged küsimused ja me peame järjest paremini neile vastama. Et me oleme varasemalt proovinud väga detailsete rehkendustega, et need ka ühiskonnale ei sobinud. Töötame järjest paremini, et Elering loob järgmise aasta lõpuks ja varem hakkavad turukonsultatsioonid selle osas pihta, loob järgmise aasta lõpuks regulaarse elektri lõpphinna modelleerimise võimekuse. Käesoleva aasta alguses meil valmis EA Energy Analysisi, mida kasutavad ka sellised rahvusvahelised suurinvestorid, analüüs erinevate stsenaariumite kohta elektrienergia hinnast Eestis ja regioonis. Et seda kõike infot saab kasutada. Ma arvan, et siin on oluline eristada vältimatult vajalikke investeeringuid nendest, mis võivad olla meile majanduslikult laiemalt kasulikud. Ja täna me räägime vältimatult vajalikust taaskäivitamise võimekusest ja see vajaduse maht siis turukonsultatsioonide käigus täpsustub.
Nüüd sellised võimalikud suurprojektid, Eesti on nendele avatud, on ta siis vesisalvesti, merepark või tuumajaam, et seal tulebki nende projektide raames põhjalikult see läbi käia. Sest praegu kõiki neid kokku liites, siis me võimegi öelda, et ei, liiga kallis, ei ole jõukohane meile. Aga see ei tähenda, et projekti läbi käies ei leitaks, et et siin on, et need kulupooled ja tulupooled on nii hästi lähevad kokku, et tulu on suurem kui kulu, aga see tulebki põhjalikult selle projekti raames läbi käia, et seda niimoodi puusalt öelda ei olegi võimalik. Ja sellepärast tulebki iga sellise uue komponendi läbimõtestamisel või iga uue lahenduse läbimõtestamisel tulebki mõelda selle lõpphinna peale. Ja seda ka Elering ja Elektrilevi ja teised teevad. Nüüd väga palju sellest, kui me praegu mõtleme, et miks on võrgutasud tõusnud, muideks ka 2019 kanti oli umbes kolmandik elektri lõpphinnast oli börs, kolmandik võrgutasud ja muud ja siis oli kolmandik riiklikud tasud, et nüüd meil on see proportsioon hakanud tagasi tulema, lihtsalt vahepeal 2022 ilmselgelt oli see elektrienergia hind oli nagu palju suurema proportsiooniga sellest lõpphinnast. Lihtsalt vahepeal kõik komponendid on kasvanud, et võrguettevõtte vaates sama raha eest trafot ei saa, sama raha eest ei saa inimesi trafosid parandama, sama raha eest ei saa inimesed, ma ei tea, konverteralajaama hooldama, et paratamatult mingisugune hinnatõus on toimunud, kogu maailmas on suur buum erinevate energeetikainvesteeringute vaates, et sealt tuleb ka selline osaline hinnasurve, mitte sellepärast, et tehakse valikuid ühe või teise energialiigi kasuks. Eestis on vaja uusi võimsusi, et vanu asendada ja katta meie tarbimist sellega, et leida nendeks parimad lahendused, sellega see töö käib. Selleks on ka need vähempakkumised tehtud, vähempakkumiste puhul, kui elektrienergia börsi hind ei tule alla, siis toetust ei maksta. Varasem toetusskeem oli siis selline nii-öelda top-up, mis iga börsi hinna puhul toimis, et uuem süsteem seda enam ei võimalda. Et me järjest seda paneme kokku, aga siin siis tuleb seda lõpphinna loogikat veelgi paremini selgitada ja läbi käia. Aga meil on vältimatult vajalikud tegevused, mida tuleb siis võimalikult kuluefektiivselt teha ja siis on sellised optsioonid suuremateks ja laiema majandusliku kasuga tegevusteks. Nii, aitäh, härra Allas. Ja, aitäh. Et ma lihtsalt nagu, et kuna meid ka tavainimesed vaatavad, siis nad saaksid aru, et alati räägitakse 2,4 miljardist, siis räägitakse 100 miljonist, et siis on hea, kui aru saada, et kui meie täna umbes 40% Eesti inimestel on fikseeritud pakett, siis selle hind on seal kuskil 10-12 sendi vahel vist kilovatt-tunni kohta, sest tavainimene ostab kilovatt-tundi. Et äkki härra Kilk tõlgib ära, et kui suur mõju siis sellest oleks sellele 1 kilovatt-tunnile, kui see on 500 kuni 900 megavatti, et mitu senti või komasenti see on? Ja minu vastus jääb ikka samaks, mis enne, et ühtegi kulu meie hinnangul juurde ei tule, võrreldes juba täna kehtiva loogikaga, sest täna kehtiv loogika on see, et me maksame vanade jaamade üleval hoidmise eest aastas raha, eks. Ja selle sama asendab siis uute elektrijaamade hoidmise raha. Nullsumma mäng on. Aga praegune mõju oli, kui palju siis nendel hetkel on, ma ei ole, ütelge üle, palju see 60 miljonit teeb siis täna kilovatt? Ma ausalt öelda seda peast igaks juhuks ütle, ei ole valmistanud ette selleks. Selge, aru saada, aitäh. Nii, et mul on küsimus tegelikult, siin oli juttu, et me peame arvesse võtma ka lõpptarbija elektri hinga. Tähendab nüüd see FTR-id, mis ta on Future Transmission Rights, eks ole, mille puhul on elektri siis tootja müügifirmad on kritiseerinud, et Eleringi otsus, koos Fingridiga, ma saan aru, see on otsus koos langetatud, või on see Eleringi autonoomne otsus, siis vähendada sealt ühikuliselt 650-350, mis toob kaasa prognoosimatuse siis fikseeritud paketi omanikele ja omakorda toob kaasa siis vähemasti müüjate hinnangul fikseeritud paketi hinnatõusu. Et kas see väide vastab tõele ja kui palju siis Eleringi hinnangul ja mis seda tingis seda otsust siis, et ja kui palju siis elektrienergia kogu konsolideeritud maksumus meile seda tüüpi pakettide puhul võib kallineda järgmisest aastast, kust see vist peaks jõustuma, eks ole, 27. Ja aitäh küsimuse eest. Kõigepealt
tänasel hetkel kasutavad Eestis fikseeritud pakettide müüjad selle enda hinnakindluse saamiseks Soome turu abi. Ehk siis, et võetakse Soome hinna tulevikutehing, liidetakse sellele juurde kindlustustoode Eesti ja Soome piiri peal, mis siis garanteerib, et nende jaoks ei lähe see tehing kallimaks kui mingi kogus. Ja see annab neile kindluse siin kohapeal seda toodet pakkuda. Nüüd me ei pea olema eriti palju uudiseid lugejad, et aru saada sellest, et Eesti väliste ühenduste tarnekindlus on viimaste aastatega oluliselt vähenenud. Et on üpris suur tõenäosus ja on ka reaalseid case'e, kui need liinid lihtsalt tehakse katki hooletute meremeeste poolt. Mis tähendab seda, et Soomest Eestisse elektri transportimise risk on kõvasti kasvanud ja sellega seoses järelikult ka sealsete Soome kindlustustoodet kasutamist Eestis, see lähebki kallimaks ja ainuke küsimus, ja see ei lähe kuidagi sellest, et Elering või Fingrid midagi siin teeb, see läheb kallimaks sellepärast, et need meremehed sõidavad sealt ankrutega ringi. Nüüd on küsimus, kes maksab selle kallinemise kinni. Seesama FTR toode, ehk siis, et hinnariski kindlustamise toode on turul olnud 3 aastat. Ja selle käigus on tegelikult börsipaketi tarbijad läbi ülekoormustulu rahastanud fikseeritud paketi kasutajate riskide maandamist. Ja nüüd, kui need riskid kasvavad veelgi, hakkavad börsipaketi inimesed veel rohkem andma enda taskust raha sisuliselt fikspaketi kasutajatele. Ja Elering ja Fingridi, jah, see otsus on ühine, me oleme teinud ettepaneku regulaatoritele vähendada neid mahte just sellepärast, et meile tundub, et see riskijaotus erinevate tarbijatrühmade vahel hakkab minema ebamõistlikult kaldu. Siiamaani on juba börsipaketi tarbijad kaotanud sellest, et fikspaketi omanikele hinnakindlust pakkuda ja nüüd läheb see veel hullemaks, mida suurem on tõenäosus, et need kaablid katki lähevad, seda suurem on kõikide tarbijate taskust ühiselt võetav rahasumma selle kindlustustoote pakkumiseks. Nii et see ongi lihtsalt puhtalt tasakaalu küsimus. Eleringil ja Fingridil ei ole siin endal ühtegi isiklikku rahalist huvi. Kogu see raha, mis me ülekoormustulult teenime, pannakse investeeringuteks ja tarbija võrgutasu vähendamiseks. Ja kui me kasutame selle raha ära fikspakettide suuremaks toetamiseks, siis lihtsalt ühiseks kasutuseks jääb raha vähem. Nii lihtne see ongi. Palju teil praegu Eleringil siis likviidsetes vahendites on ülekoormustasu vahendeid rahaliselt arvestatuna? Likviidselt ülekoormustasu vahendeid, neid on natuke pikem vastus. Me oleme aja jooksul, ülekoormustasu on Eesti-Soome piiri pealt korjatud börsiloogika järgi alates 2014. Ja selle aja jooksul on Eleringi arvele tulnud jämedalt 730 miljonit eurot. Ja sellest 730 miljonist eurost oleme me tänaseks investeerinud ja tariifi vähendamiseks kulutanud suurusjärk 450 miljonit eurot. Ehk siis, et meil on kuskil 260-270 miljoni kanti on järgmisteks investeeringuteks raha kogutud. Aga härra Tureiko, ma küsin nüüd selle kohta, et ütleme, siin on et põlevkivi energeetika kui selle reservjuhitava võimsuse tagamise toode. Et kas Eesti Energia eeldab, mis on Eesti Energia eeldus, et kas mis ajani Eesti Energia on suuteline pakkuma siis seda põlevkivienergeetika näol, või Eesti Energia soovib, on oma ärilise loogika üles ehitab selliselt, et kui need gaasijaamad tulevad, täismahus, eks ole, siis rakenduvad, et siis tegelikult põlevkivienergeetika täies mahus siis sulgeda. Mis aega te siis planeerite sellise, sest see otsus sunnib peale, kui see otsus selline on, eks ole, kui gaasijaamade investeering topelt ei ole mõtet, me saime aru, eks ole, seda maksta. Mis ajast siis põlevkivienergeetika Eestis tuleb sellise langetatud valikuga, kui 900 megavatti gaasijaamu tuleb ja kogu see maht tellitakse siis, eks ole, gaasijaamade kaudu, mis aastaks siis tuleb see põlevkivienergeetika teie hinnangul täismahus lõpetada, mida see tähendab Eesti Energia ärilisel plaanil? Täpselt aastat ma öelda ei oska, see sõltub väga palju turu olukorrast ja vajadustest, aga võtame selle eelneva jutu siis kokku.
Eesti Energia, ma arvan, üks probleem, mida me siin laua taga arutame, on see, et põlevkivi energeetikale, ma vaatasin ka, siin oli üllatus see, et kapitalikulusid ei saa tagasi marginaalhinnastamise pealt. Meie põhiprobleem on see, et meie investeeringute ajaline aken on olnud väga lühike, 1 aasta. Võtame kas või seesama saartalitluse, tegelikult meie töötame 1 aastas aknas. Kui me tahame põlevkivi elektrijaamadesse investeerida, siis tegelikult me seda teha ei saa ilma raha raiskamata riigile. Sest et meil on antud 1 aasta tasuvusaeg ja selle tasuvusaega pikaajalisi investeeringuid teha ei saa. Ja see on olnud siin aastast 2019 seesama teema, mille pärast need põlevkivijaamad on täna sellises rusuunikus, nagu nad täna on. Sest mitte keegi ei julge sinna raha panna, sest sa kunagi ei tea, kas see raha sealt tagasi tuleb. See, mis on selle uue meetme hea argument, on see, et see on 15-aastane perspektiiv, antakse kapitalikuludele. Kui te annaksite samasuguse asja põlevkivile, siis ma oskaks vastata sellele küsimusele. Aga täna ma 1 aasta perspektiiviga ei saa, ma teen sinna mikromiinimum kulud, millega ma ei satuks järgmisesse erikontrolli, et miks ma tegin investeeringu, mis oli ebamõistlik turutingimustele vaadates. See on selle põlevkivi perspektiiv. Auvere elektrijaam kindlasti oma healise ehk noorusliku väljavaatega on turul aastani 2035. Seda jaama me ka hooldame täna hooldusprogrammi järgi, et tagada töökindlus, kuigi see töökindlus on olnud väga hüplik, aga seal me ei ole järgi ainult. Teised jaamad on puhtalt reaktiivsel hooldusel, teeme miinimumi, aga ikkagi, kui te võtate 60 miljonit tulu, me ka teenime turult, aga me ei saa rohkem, me anname selle ära, see on hea süsteem tegelikult, see saartalitus, aga me eelmine aasta panime põlevkivijaamadesse 25 miljonit investeeringuid. See ei ole nagu see mudel, mis annab meile tulukuse. See on see probleem, miks ma ei oska sellele vastata ja selle tõttu ka põlevkivijaamade tänane elutsükkel on selline, et nad tõesti püsivad püsti sellisel remonditööl puhtalt. Kui me paneksime kateldesse 15 miljonit per jaam või per katel, see on ka 150 miljonit, aga sellist raha ei ole võimalik kunagi tagasi teenida selle aja jooksul, nii et see on see põhjus, miks me oleme täna sellises olukorras. Vastan veel juurde, et täna me liigume sellel teel, et kuna õli tootmine, me näeme ikkagi pikemat perspektiivi kui põlevkivi elektri tootmisel otse põletamisega, siis oleme üle viinud näiteks 5A katla 100% uute gaasile ilma põlevkivita. See annab nendele jaamadele ka teatud tegeliku pikema eluea ja seda me vaatame praegu 8. ploki ja Auverega, nii et ütleme, küsimus on puhtalt selline turuvajadusest lähtuv, sest ikkagi nad turule tulevad. Auvere teeb seal 3000 tundi või ta on ka varem rohkem teinud, teised teevad vähem. Ega see sama ülesanne on ka gaasijaamadel, aga ainuke asi on, et põlevkivi elektrijaamadel puudub investeeringute kindluse perspektiiv ja suuri investeeringuid sinna teha ei saa. Näiteks Narva Balti elektrijaama tegime eelmine aasta investeeringu 6 miljonit. See annab meile 20 000 töötundi, nii et te võite arvestada mitme aasta peale. See investeering on arvestatud, et tagasi maksaks, aga suure tõenäosusega paneme ta 3 aasta pärast kinni, see oli mõttetu investeering. Et see on see küsimus, mis on põlevkivi elektrijaamadele kõige põletavam ja mis nende varustuskindluse arvestamise teeb väga selliseks ebakindlaks. Et paremat vastust ma ei oska öelda. Kindlasti me käitame nii kaua, kuni nad on siis kas või pluss-miinus nullis. Meie eesmärk ei ole neid kuidagi maha kanda enne, kui see õige aeg on tulnud. Peab olema asendus ja siis, kui see asendus on odavam kui põlevkivijaamade hoidmine, paratamatult nii nagu enne öeldud, aasta-aastaselt meie kulud kasvavad. Peame sinna rohkem metalli sisse panema, suur hulk on ka inimesi. Et kui tuua üks näide võib-olla siin ka kuulajatele, Kiisa elektrijaam, mitu inimest teil seal töötab? 5. Meil on 800 inimest ja 1000 megavati jaoks. Et siit tulevad need kulude vahet, mida peab püsikuludena hoidma ja lisaks veel investeeringute. Et kui meil on vaja ainult jaama selliseks reservi hetkedeks, siis põlevkivijaam ei ole see kõige odavam püsikulude vaates. Aga aitäh. Nii, aitäh kõigile osalistele. Ma arvan, et siin kujunesid välja väga head järeldused, ma saan isiklikult seda öelda. Et ma arvan, et härra Raasukese ja proua Sullingu järeldus, et olemasolev energiamajanduse arengukava on kõlbmatu tegelikkuses, mis puudutab energeetika investeeringute otsuste langetamist, on väga kaalukas. Ja mulle näib, et meil on praegu olukord, kus formaalne energiamajanduse arengukava on otse kui moondamismantel
või niisugune kaitsevärvi kamuflaaž ja kuskil all on mingi muu energiamajanduse arengukava, mille pinnalt asutakse mingeid otsuseid langetama või tegutsema. Ja see on ausalt öelda häiriv. Ja seetõttu ma arvan, et on mõistlik, ma olen seda ka varem öelnud, mis puudutas neid meretuuleparke, et enne valimisi riigile rahalisi kohustusi, mis puudutab neid suuremahulisi energiagarantii projekte. Aga ma arvan, et mis puudutab ka seda nii ulatuslikku gaasi investeeringu projekti, et ma arvan, et kohustusi riigile võtta ei oleks enne valimisi põhjendatud. Et vajalik on laiemalt usaldust taastada ja see eeldab kindlasti ka juba nii-öelda sisulise teatud uue ambitsioonikusega energia tegevuskava koostamist ilma venitusteta, sest aega ja ma arvan, me kõik oleme nõus, oleme kaotanud palju. Ja see on minu isiklik kodaniku seisukoht, aga ma loodan, et ka et Elering mõtleb selle peale ka nii-öelda valikute peale, mis kujunevad välja pärast valimisi, eks ole, et siis ei teki niisugusi tagasipööramist ja segadust, et ma ei taha, et need signaalid muutuvad ka rabedaks, et me peame vastupidi turul tegelikkuses püüdma kindlustunnet sisendada ja et ei kujune välja ka investorite jaoks ebastabiilset olukorda. Ja seetõttu on olukorras, kus me oleme niisuguse ummikusse sattunud, on mõtet siis tekitada, on vajalik minu hinnangul tekitada uus niisugune tasakaalupunkt. Aga sellega ma tänan ja kui Eleringil on täiendavat informatsiooni, mis puudutab siis seda ka kooskõlastus, eks ole, protseduuri, siis kindlasti komisjon oleks selle üle hea meel, kui te saadate ka meile. Aitäh ja sellega olekski koosolek läbi.